Tere õhtust! Oleme jälle eetris saatega Õhtu tantsuga. Vast tundsite ka koha ära, kust me täna teie teleekraanidele tuleme. See on Tallinna üks vanimaid ja nooblimaid pallisaale, Mustpeade maja Valge saal. Tantsumuusikat mängib täna meile ansambel Piti Piti ja saate teema on inglise tantsustiil. I'm no good without you. Take my lips, I want to lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me weak, I that cry. How could I go on dear without you? You took the part that once was my heart, so why not take all of me? Never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. Oh, how could I go on there without you? You took the part that once was my heart, so why not take all of me? The hazy and the star, and the town is sleeping. Now the time has come to part, the time for weeping. Vaya con Dios, my darling. Vaya con Dios, my love. Now the village mission bells are softly ringing. If you listen with your heart, you'll hear them singing. Vaya con Dios, my darling. Vaya con Dios, my love. Meie sajandi alguskümnenditel valitsesid Lääne-Euroopa tantsusaalides kaks täiesti vastandlikku tantsustiili. Vana, mis tugines balletitehnikale, ja uus arenev tantsusuund, mis oli inspireeritud moodsast muusikast ja tugines inimese loomulikule liikumisele. Ja mis täiesti loomulik, need kaks täiesti vastandlikku tantsuvoolu ei saanud teine teisega kuigi hästi läbi. Vana
balletitehnikale tugineva tantsustiili pooldajad leidsid, et uus on päritolult madal ja tantsuliselt harimatu. Teised aga põlgasid ära balletitehnikale rajanevate tantsude maneerlikkust, tehtust ja tehistehnikat. Kuid tasapisi hakkas uus oma pealetungi survet suurendama ja ta sai ka palju abiväge uutest tantsudest, mida esimese maailmasõja aastatel ja ka järgnevatel aastatel üle Atlandi ookeani Euroopasse meeletul hulgal tuli. Põhjuseks muidugi moodne muusika ja teine põhjus sõjakoledustest vabanemine tekitas inimestes meeletu kergendustunde ja lõbujanu. Tantsuhuvi kasvas järsult, uusi tantse oli palju vaja. Vaya con Dios, my love. Vaya con Dios, my darling. Vaya con Dios, my love. Ka võistlustants tegi sel ajal oma esimesi ja vägagi julgeid samme juba. Samal ajal aga valitses tantsupõrandel täielik segadus. Suur hulk tantse, palju erinevaid tantsufiguure. Ühtesi ja samu tantse õpetasid isegi sama linna, samal tänaval kõrvuti asetsevad tantsukoolid erinevalt ja loomulikult ei teadnud inimesed, mis selle kõige peale hakata. 1924. aastal eraldusid Briti impeeriumi tantsuõpetajate ühingust seltskonna tantsuõpetajad omaette algorganisatsiooni ja hiljem moodustasid selle algorganisatsiooni juurde veel 5 tolle aja juhtivamast tantsuõpetajast ühe väikese töögrupi, kelle ülesanne oligi siis luua kord kogu selles segaduses ehk lihtsamalt öeldes töötada välja uus tantsutehnika, korrastada kogu tantsuõpetust Briti impeeriumis. Ja nende 5 töö saigi siis hiljem aluseks nõnda nimetatud inglise tantsustiilile või ka siis standardtantsude tehnikale. Selle standardtehnika põhialused on väga lihtsad. Kõik baseerub inimese loomulikule seisangule ja loomulikule liikumisele. Käibele tuli ütelus: kui suudate kõndida, siis suudate ka tantsida. Kõike tuli teha loomulikult. Kui tantsus oli ette nähtud kehakallutus, siis seda mitte iluledes või poseerides teha, vaid füüsikareegleid loomulikult jälgides. Kallutus tuli teha pöörde ajal pöörde keskpunkti, nii nagu me joostes või jalgrattaga sõiteski kallutame ikka kurve sissepoole. Kui tõus päkkadele, siis loomulikult läbi laskumise ja läbi kiikumishoo ja kui pööre, siis sisemiste lihaste abil, mitte välimiste lihastega jämedalt ja nii edasi. Ja nii sündiski inglise tantsustiil ja see on kuni siiamaani valitsenud maailma. Ka kõik uued stiilid, mis on tulnud, on ikkagi läbi inglise stiili tulnud. Inglastel on stiiliprobleemid läbi aegade tähtsad olnud. Juba 1892. aastal välja antud tantsuõpikus on toodud näited stiili kohta. Ja siin siis nad on. Esimesel fotol siis kõrgklassi tantsustiili iseloomustav tantsuvõte. Teisel fotol on siis madalamaid ühiskonnakihte iseloomustav tantsuvõte ja viimase foto allkiri on
kõige toredam, no style, see on stiilitu. Ja ma pean ütlema, et sellise tantsuvõttega paare kohtan mina tänapäevalgi väga palju meie tantsupõrandel. My heart press up a pretty eye, for I found you the love of my heart in somebody else's arms. Your eyes are echoing perfidia, forgotten of our promise of love. You're sharing another charms. The sound of my dreams are faded like a broken melody, while the gods of love look down and laugh at what romantic fools we must be. And now I know my love was not for you, and so I'll take it back with a sigh. Perfidio's one goodbye. This element, my dreams are faded like a melody, while the gods of love look down and laugh at what romantic fools we must be. And now I know my love was not for you, and so I'll take it back with a sigh. Perfidio's one goodbye. Tere tulemast saatesse Peep ja Ave ja räägime täna siis inglise tantsustiilist. Inglise stiil on meile kõige südamelähedasem stiil üldse ja 6 aastat tagasi, kui me tantsima hakkasime koos, siis me otsustasime, et kui me läheme õppima, siis ainult Inglismaale ja ainult inglise õpetaja käe alla. Nii et nüüd me 6 aastat oleme seda stiili püüdnud edasi arendada ja loodame, et tuleb välja ka. Ja, aga miks just Inglismaale? Sest ma arvan, et ega te enne ei olnud ju Inglismaal niimoodi otseselt tantsuõpetamisega kokku puutunud õppimisega. Kuulu järgi ikka läksite või? Selle järgi, mida me nägime inglise paare tantsivat, me tundsime, et see on nagu meie stiil. Et me saame olla inglise stiili tantsides meie ise, me ei pea mängima kedagi teist.
Aga siis on ilmselt olemas ka mingeid muid tantsustiile, kui on inglise stiil olemas. No kas prantsuse või saksa, ma ei tea, mis veel. Nojah, teistes tantsustiilides ütleme näiteks praegu kõige tugevam stiil, mis konkureerib inglise tantsustiiliga, on Itaalia tantsustiil, kus natukene makstakse lõivu just nagu selle sujuvuse ja kerguse arvelt, mida tehakse. Ta on, vaadates on atraktiivsem. Ta on kiirem, ta on võib-olla kohati teravam. Agressiivsem. Saksa tantsustiil meenutab paljuski sõdurlikkust, et kehad on küllalt jäigad, kanged ja väga sportlikud on need tantsud, mis siis välja tulevad. Jah, no minul meeldib ka ikka, kui ma kuulen saksa tantsupaar, siis mulle tekivad silmad, et hästi kõrgele tõstetud käed tantsu võttes, jäigad õlad, klaasistunud pilk, marsisamm ja sellegi poolest on nad alati finaalis sees. No, tundub küll. Aga nüüd see Itaalia stiil, tähendab, ma tean, et meil Eestis on ka väga palju nüüd Itaalia tantsustiili niisuguseid pooldajaid ja toetajaid ja kuidas nüüd peale jääb lõpuks siis? Üldiselt võib üldse öelda, et praegu nagu sellised selged piirijooned nende stiilide vahel on ütleme kadumas selles mõttes, et paarid nii palju ikkagi rändavad ja eks see Itaalia stiil on ka kasvanud välja kõik ikka sellest samast inglise koolist ja nagu te ütlesite, et saksa paarid on finaalis. Ka need samad saksa paarid treenivad kogu aeg Inglismaal, nii et eks praegu ütleme püütakse võtta igast koolkonnast nagu see parim, et lihtsalt mis selle konkreetse tantsupaarile võib-olla kõige rohkem sobib ja mis kõige rohkem südamelähedane on, võib-olla see tuleb nagu tantsides välja. Inglased õpetavad, et rütm ei pea olema väga tugev, nemad tantsivad meloodiat. Kuidas seda mõista? Eks ta muidugi ideaalkujus peakski välja nägema niimoodi, et iga ütleme, tants eraldi võetuna on iga kord nagu ütleme, kunstiteos, mida enam järgmine hetk enam, et ta ei tule niimoodi välja. Et need ei ole mitte filigraanselt lihvitud figuurid, mis une pealt ühtemoodi välja tulevad, aga kuulatakse meloodiat ja ütleme seda laulu. Treenitud ja tantsitud on juba kõik paarid praktiliselt juba 10 aastaid, siis see rütmitaju on juba niivõrd ajudes sisse programmeeritud, et juba rütmile praktiliselt mõelda ei ole vaja, et see meloodia, mis tekitab siis tunde sinus, siis selle järgi pead tantsima. No nii, milline nendest inglise koolkonna tantsudest teile endale kõige rohkem istub? Aeglane foxtrot. Ja, ikka see tants ja huvitav, mida selles küll paarid leiab. Mina tean, mida mina leian sealt, aga ma ei kujuta ette, mida teie leiate näiteks. Mis teile meeldib selles tantsus? Meeldib see, kui hästi välja tuleb. Kas ta tuleb alati siis hästi välja või? Varem, mida ütleme, kõrgemal tehnilisel tasemel on paar, seda kergem on seda tantsida ja rõõm sellest, et niivõrd rasket tantsu on niivõrd hea tantsida, see ongi see rõõm, mis paneb selle tantsu esikohale. Don't say that we must part. Don't break my aching heart. You know I loved you truly many years. Loved you night and day. How can you tell me, can't you see my tears? Listen while I say. After you go, you left me crying. After you go, there's no denying. You'll feel blue, you'll feel sad. You'll miss the dearest pal you've ever had. There come a time, no, don't forget it.
There'll come a time when you'll regret it. Someday when you grow lonely, your heart may black like mine and you want me only. And there you go, and there you go away. Listen to friends, I wanna tell you about a brand new dance that a girl learned to. It's called the Oogie Boogie. Do it Oogie style. That mean a Oogie Boogie is bound to drive you wild. Well, it's gotta be fast, you can't go too slow. If you hear the rhythm that a girl blows slow, when do the Oogie Boogie, I'll do it Oogie style. That mean a Oogie Boogie is bound to drive you wild. Old man born on the cancer crash, tried to do the Oogie Boogie just a little too much. Boy, try to do it Oklahoma style. That mean a Oogie Boogie is bound to drive you wild. You get started, it's hard to stop. If you don't watch out, you gotta blow top. Do your Oogie Boogie and do it the Oogie style. And that mean a Oogie Boogie does everybody wild. When you get the beat, I tell you what to do. Just grab your partner and follow through. And do the Oogie Boogie and do it the Oogie style. That mean a Oogie Boogie does everybody wild. Well, it's gotta be fast, you can't go too slow. If you hear the rhythm, you gotta close the door and do the Oogie Boogie and do it Oogie style. That mean a Oogie Boogie is bound to drive you wild. When you get the beat, I tell you what to do. Just grab your partner and follow through. To do the Oogie Boogie and do it Oogie style. That mean a Oogie Boogie drives everybody wild. Nii, nüüd kus saade hakkab lõppema, on ilmselt kõigile selge, et mina pooldan inglise tantsustiili. Ja minu jaoks ei ole see lihtsalt üks tantsimise viis, minu jaoks on see terve mõtlemisviis, nii nagu mõnele teisele inimesele, mingi idamaine filosoofia. Ja põhjus on siin väga lihtne. Inglise tantsustiil on ääretult kasvatav. Ladina-Ameerika tantsus näiteks sellist kasvatavat iva ei leia. Neid tants on näiteks võimalik mürgeldades või rõvedalt või lausa laamendades tantsida. Inglise koolkonna tantsud, aeglane valss, foxtrot, tango, quickstep, laamendades välja ei tule. Kes püüab välimiste lihastega tantsida ja tantsida mitte nii nagu vaja, sellel lihtsalt nende tantsude tantsimine ei õnnestu. Ja meil, mis väga tähtis, mis mulle meeldib näiteks tantsutreeningutel, kui mul tulevad eratundi näiteks võistlustantsupaarid võtma siis standardtantsude tunde, inglise koolkonna tantsude tunde. Siis, kui nad sõidavad näiteks kohale Pärnust või Tartust, nad on reisiriietuses, siis treeningule tulles ei tule nad teksades või mingis sellises lihtsamas riietus, mis reisi peal mugav on ja millega oleks päris mugav võib-olla ka trennida. Ei, poisid vahetavad viigipüksid jalga, panevad triiksärgi selga, seovad lipsu ette ja tüdrukud siis ka vastavalt pika apliseeritud seeliku teinekord või mingi muu treeninguks sobiliku riietuse, mis on kah pidulik. Ja see on just see annab õige meeleolu, õige tunnetuse ja siit algab džentelmeni kasvatamine ja ka daami kasvatamine. See on minule väga tähtis, sellepärast pooldan ma inglise tantsustiili. Ja tänaseks me lõpetame.
kui teil on soovi tulla meie saatesse tantsima, olge nii kenad, helistage jälle Taela tantsukooli telefonil 520 757, et me võiksime arvestust pidada selle inimeste hulga üle, kes meil saates on. Tänaseks aga nägemiseni jälle mõne aja pärast, aitäh kõigile! Diggity dog, diggity boom, what you do to me? It's so new to me. What you do to me? Hot diggity dog, diggity boom, what you do to me? When you're holding me tight. Now then bring and then body could kiss that away. Bring me bliss that away. What a kiss that away. What a wonderful feeling to feel that away. Tell me where you have been all my life. Oh, hot diggity dog, diggity boom, what you do to me? It's so new to me. What you do to me? Hot diggity dog, diggity boom, what you do to me? When you're holding me tight. Never knew that my heart could go sing that away, ding-a-ling that away. Make me sing that away. Say goodbye to my troubles, they went that away. Ever since you came into my life. Oh, hot diggity dog, diggity boom, what you do to me? It's so new to me. What you do to me? Hot diggity dog, diggity boom, what you do to me? When you're holding me tight. There's a cute riddle, let's for two that away. Skies are blue that away, dreams come true that away. If you say I can share it with you that away, I'll be happy the rest of my life. Oh, hot diggity dog, diggity boom, what you do to me? It's so new to me. What you do to me? Hot diggity dog, diggity boom, what you do to me? When you're holding me tight. Oh, hot diggity dog, diggity boom, what you do to me?